Loengule, miks on raske tervislikult toituda. Täna me räägime 7 põhjusest, mida mina olen oma töös näinud, et inimestel tõepoolest päriselt tervislikku toitumist pärsib. Hästi tihti me mõtleme, et ma olen raisk või on see liiga keeruline või on see liiga kallis, aga need päris põhjused minu meelest on hoopis midagi muud. Tihtipeale me ei tea, mis on tervislik toit, meie toit on nii palju muutunud, meie võime saada toidust energiat kätte on ajas niivõrd palju muutunud, sest meie soolestik on järjest kasinem ja kasinem. Ja seal peituvadki need päris põhjused, et kui me ei saa sellest uuest toitumisest kätte seda energiat, mis pakuks meile heaolutunnet, siis on täiesti loomulik, et keha ei taha sellega jätkata. On täiesti loomulik, et ta tahab minna tagasi sinna kohta, kus ta vähemalt mingisuguse energia kätte sai, mis siis, et võib-olla sina ei ole sellega rahul ja su keha ei olnud sellega rahul, aga see oli siiski parem koht. Täna me räägime siis nendest 7 põhjusest, mida mina olen oma töös näinud, et päriselt rolli mängivad. Ning kuna ma olen iseenda peal kõiki neid asju läbi teinud, leidnud üles, kuidas toitumine ikkagi kinnistada, kuidas jääda sellesse kohta pidama, ma teen juukseanalüüse, ma näen, millised on inimeste individuaalsed erinevad vajadused, kuidas üks lahendus kõigile lihtsalt ei saagi sobida. Ning olen saanud palju tagasisidesid, kuulnud, kus kohas on need klientidel need päris raskused, siis neid ma sulle täna esitangi. Ja kindlasti tuleb sulle siin üksjagu üllatusi seoses nendega. Et kui sa oled mind tükk aega jälginud, siis võib-olla tuleb nii mõnigi asi tuttav ette, aga kui sa oled uus, siis tuleb tõenäoliselt midagi päris palju sellist, millest sa võib-olla enne kuulnudki ei ole, mille peale sa ei ole osanud mõelda. Nii, aga võtame nüüd enne tehnilistel põhjustel ei õnnestunud videoga edasi minna, nii et nüüd on meil uus video ja läheme siit kohalt. Kuna ma siin ei saa sulle slaide näidata, 2 varianti on, kas on ainult slaidid või ainult mina, siis ma teen ise selle valiku ära ja panen ainult iseennast siia ekraani peale. Aga sina tule ütle mulle tere, jaga mulle tagasisidet selle video jooksul. Ning kui sul on küsimusi, siis kohe kindlasti tule ja küsi, et mida interaktiivsem see on, seda rohkem sa saad sellest kasu. Ja minul endal on ka palju põnevam seda kõike kaasa teha, nii et tulge andke märku ja mulle tundub, et praegu vist siis asi töötab, on tõenäoliselt hääl kuulda ja tere Hele. Vähemalt on üks inimene olemas, kes mind kuuleb ja näeb, nii et super. Siis me saame startida siit edasi nende põhjustega, mis ma siis olen oma töös välja peilinud, et mis inimestel tekitavad raskuseid ja kus on komistuskivid. Alustame siis otsast peale, mul on ka ilusad slaidid siin sinna üks olemas, aga siis kujuta ette, et on siin midagi veel. Esimene asi, kõik algab peale meie veresuhkrust. Ja me ei räägi siin veresuhkrust mingisuguses patoloogilises vahemikus, me ei räägi siin diabeedist, vaid me räägime sellest, et meie kehad vajavad stabiilset kütuse pealevoolu, kogu aeg peab midagi peale tulema selleks, et me saaksime energiat toota. Toit peab vastama meie keha jaoks teatavatele tingimustele selleks, et meil oleks hea olla ja see energia kogu aeg vooleks. Ja lõpuks on näha ja kuulda ja piltis ei saa. Tere Kati, tere Aire, tere Eda, tere Helen, tere Aire, tere Marju, tere Meili, tere Erika. Nii et väga hästi. Tere Hele. Ja, et on veresuhkru tasakaal, et sügisel ma pidasin ühe loengu ka sellest, miks on veresuhkru tasakaalus hoidmine kõige tähtsam, et sellepärast, et ilma selle kütuseta see keha ei toimi. Auto puhul me ei hakka keegi ette kujutama, et auto võiks ilma kütuseta, et võiks tühja kütusepaagiga kuskil sõitma hakata, ta lihtsalt ei lähe. Aga inimese keha oskab meid niimoodi nagu ära petta, et esiteks tal saavad olla sellised varud ja teiseks, kui tal need sahvrivarud ka otsa saavad, siis ta saab iseenda kudedest energiat lahti lammutada ning kasutada seda elus püsimiseks. Ning seetõttu meil võib jääda ekslik mulje, et ma võin käia siin ringi ilma söömata, ma ei peagi hommikusööki sööma ja nii edasi, et võtan oma kohvi sisse ja läheb edasi, et minu klientuuri hulgas on päris palju neid, kes on hästi pikalt ennast piitsutanud sellega, et hoidnud ennast käigus kohviga ja arvanud, et see töötab maru hästi, aga lõpuks on selle tagajärjeks maahaavad, igasugused tugevad põletikud, raskused toidu tarbimisel. Selleks, et see süsteem siin normaalselt töötaks, ta peab ikkagi saama kogu aeg stabiilselt tööd teha, sellepärast, et muidu tuleb rikki.
ja ta vajab seda head kütust. Et autosse me ei hakka panema diislit, kui me teame, et meil on bensiinimootoriga auto ja me ei hakka panema vastupidi, on ju. Et nii mõnelgi teist on olemas omad kogemused, olen näinud siin Facebookis lausa, kuidas keegi kirjutab, et appi panin kogemata bensiinijaamas valet asja sisse, et mis ma siis nüüd tegema pean. Aga keha on võimalik ära petta. Anname talle midagi sisse, ta lammutab sellest midagi laiali, tema on hästi palju leplikum, sellepärast et ta on üles ehitatud niimoodi, et me suudaksime ka rasked ajad läbi elada. Et siis, kui tekivad ikaldused, näljahädad, et me otse kohe ära ei sureks. Või et siis sellel ühel söömata päeval ei saabuks lõpp. Nii et temal on olemas neid mehhanisme, aga need mehhanismid, kui me kogu aeg kasutame neid varumehhanisme, nagu tänased inimesed hästi palju teevad, et jätavad söögikordi vahele, ei söö hommikul, söövad sellist toitu, kus on sees ainult enam-vähem kalorid, aga ei ole sees neid mikrotoitaineid, ei ole ka makrosid, ei ole vajalikku valke ja rasvu, siis jääb, pikka aega saab keha kuidagimoodi ennast kompenseerida, saab leida oma kudedest mingisuguseid aineid, mida kasutusse võtta, millega oma organeid teenindada. Ja me ei saagi nagu aru, et mis toimub ja kuna see protsess on hästi aeglane, et need toitumuslikud puudujäägid, need ei löö välja kohe, on ju, mitte nii nagu autos, kus vale kütus on sees ja siis hakkab peale või ei lähe üldse paigast, et jah, see keha on nii leplik ja nii sellisele ellujäämisele kavalalt üles ehitatud, et meile võib tunduda, et kindlasti on need põhjused, miks ma tunnen ennast väsinuna, miks mul ei ole energiat, miks ma olen närviline ja nii edasi, kindlasti milleski muus kui toidus, sellepärast et need asjad võtavad aega, et välja lüüa. Aga mina tean omal nahal ja tean läbi oma paljude klientide lugude, kui tähtis on see, et meil oleks veresuhkur paigas ja et see kütus vastaks meie keha nii-öelda originaalvajadustele, et mitte nendele vajadustele, mille puhul mis me arvame, et peaksid tänaste toitudega täidetud saama, vaid sellistele vajadustele, milleks see keha tegelikult üles on ehitatud. Nii et kui me oleme hästi pikalt elanud niimoodi energiadefitsiidis, jätnud hommikusöögid söömata, siis käivitanud ennast korraliku toidukorra asemel mingisuguste magusate või soolaste snäkkidega, mis jällegi tõmbavad energiataseme korraks üles, aga mis mikrotoitainete poolest jätavad meid defitsiiti, siis ühel hetkel keha ei suuda enam seda veresuhkrut tasakaalus hoida ja kui asi läheb juba diabeedini välja, siis ka diabeet ei ole tegelikult lihtsalt see, et me oleme magusat hästi palju söönud. Diabeet ähvardab ka neid inimesi, kellel ei olegi toidulaual magusat. Ma tean küllalt neid, kellel on veresuhkrud kõrged ja nad ei söö magusat, nad ei ole aastaid magusat söönud. Et kuidas see võimalik on, et see ongi võimalik seetõttu, et nende keha ei ole saanud neid mikrotoitaineid ja toksiine on täis, närvisüsteem on upakil ja nii edasi. Et seetõttu jah, et selleks, et me suudaksime toidust energiat saada, siis on hästi tähtis see, et see veresuhkur oleks stabiilne ja kui me teeme mingisuguse muutuse toidulaual, siis on kohe eriti oluline see, et see veresuhkur tuleks stabiilselt peale, et meil oleks seda kütust kasutada. Sest tihtipeale, kui me lähme ühelt toitumiselt teisele, meie keha on ühe süsteemiga harjunud. Ja nüüd sellel teisel, tal on teistmoodi toidud ja ta ei saa enam aru, on ju, et mis mõttes, et ma olen kogu aeg nii teinud ja mul ei olegi ressurssi, on ju, et ma ei jõua praegu ennast siis kalibreerida ümber sellele uuele süsteemile. Et ma pigem näitan, et oot, mul on jõud otsas, tõmban pidurit, inimesel kaob energia ära ja siis ta arvab, et oi, tervislik toitumine minu jaoks ei tööta ja ta läheb tagasi selle peale, mida ta on kogu aeg harjunud sööma. Aga see halb enesetunne, mis meil on, see on kõikide nende valikute tulemus, mis me siiamaani teinud oleme, aga inimene ei saa aru, et tegelikult tervislik toitumine võiks tähendada midagi muud, et see paradigma peaks väga suuresti meil muutuma. Ma eile õhtul küsisin oma Facebooki rühmas väsimusest vabaks Kairi Kohaga, et palun pange mulle pilte oma köögiviljakatest toitudest üles ja hästi palju pilte tuli selle ühe õhtu jooksul üles ja seda oli nii inspireeriv vaadata, kui paljud inimesed teevad omale kenasti tõesti rikkalikult köögiviljadega toitu, aga ainult köögiviljad ei ole see, mis meid elus seal edasi kannab, et seal on veel palju muud ka, mis on vaja teha. Niisiis, aga minu esimene põhimõte on jah see, et me peame selle veresuhkru stabiilsena hoidma ja paljud inimesed lähevad tervisliku toidu peale üle sellisele toidule, kust nad ei suudagi korralikult energiat välja lammutada. Nad on energiadefitsiidis, veresuhkur on madal ja siis selle madala veresuhkruga tulebki see appihüüa ja käsi läheb ja võtab selle magusa.
või siis mingisuguse jahupõhise soolase snäki ja mul on nii hea olla ja siis hakkad mõtlema, et oi, et miks ma peaksin ennast piirama tervisliku toiduga. Aga tegelikult oleme me sinna piiratusse jõudnud läbi selle, et me oleme kogu aeg hoidnud oma keha defitsiidis, süües neid kiireid mugavustoite, süües neid kõrgtöödeldud toite ja süües kõiki neid lisaaineid täis toite, mis lihtsalt tekitavad keha jaoks nii suure koormuse ja annavad nii vähe tagasi. Et defitsiit algab siiski peale sealt, aga kui me oleme siis kalibreerinud oma keha selliste toitudega toimetulekuks, siis sealt üleminekuks on vaja midagi väga palju enamat kui lihtsalt need asjad välja jätta ja midagi muud asemele võtta. Et on vaja sellist korralikku programmi, mis paneb ainevahetuse paremini käima, mis tervendab soolestikku ja nii edasi, sellest me räägime ka täna. Et veresuhkrut saab mõõta mingi väikse vidiniga, kus saab seda kodukasutajale soetada, mõtlen juba ammu selle. Et no seal on ka, minu eesmärk praegu sinule avada on see, et veresuhkur peaks stabiilne olema, kogu stabiilselt peale tulema, et teine asi on see, kas ta on sellest nii-öelda tervislikus vahemikus või ta läheb patoloogilisse vahemikku, et siis kui mõõtma hakata, siis nagu jälgida, märgata seda ka. Ning veresuhkur veres võib olla normaalne, aga võib olla selline asi ka, et meie rakud on nii kaltsifeerunud, et see ei jõua rakkudesse. Et on küllalt inimesi, kellel veres on just nagu ilus pilt, aga raku tasandil see asi ei jõua ja siis on selline väsimus ja tülpimus ja et selline enesetunne on ka nagu hästi, hästi hea indikaator. Aga samas jah, et paljude inimeste jaoks on väga üllatav see, mis tulemused tulevad glükomeetriga, selle koduse glükomeetriga, et iseenesest tasub testida küll ja vaadata, mis sul seal on. Ja tere Eda, tere Viktoria. Nii et kuidas pidi, need kommentaarid jooksevad teisipidi. Tead, see oskamatus veresuhkrut tasakaalus hoida, pakkuda samale selliseid toite, kus me ei saa energiat kätte, nii et veresuhkur jääbki madalaks, ei ole meil kütus peal, on üks väga-väga suur komistuskivi ja siis inimesed arvavad, et ohoo, tervislik toitumine on nii raske, nii vastik, et miks ma pean endale sellega haiget tegema. Aga tegelikult meil ei ole teadmisi sellest, mis päriselt toetaks ja toidaks. Ning see viibki meid meie teise põhimõtte juurde ja selleks on see, et toit on muutunud. Et toit on väga-väga palju muutunud. Me püüame otsida selliseid vanu kultuure, kus on inimesed olnud pikaealised ja vaadata, mis nemad söövad, kuidas nad on teinud ja hakkame siis seda kopeerima. Aga me ei arvesta selle juures asjaolusid, et meil ei ole niisugust toitu mitte kuskilt enam võtta, kui sõid need inimesed, kui nendel oli kujunemise aeg, kui möödusid nende elu, mille jooksul möödus nende elust kõige suurem osa. Et täna meil on nii palju hübriidsorte, mida on võimalik kasvatada väga-väga palju kasinemates tingimustes, kui taimed originaalis oleks vajanud. Meil kasvatatakse toitu lihtsalt nii-öelda sundides neid teatavate väetistega suureks ilma, et seal oleks kõik need ained olemas, et see taim saaks korralikult kasvada, areneda ja tugevaks. Et väga hästi annab sellest märku see, kuidas palju köögivilja on nagu maitsetu. Ma mäletan seda, et kui see võib hästi tugevasti välja lüüa veel tavatoit versus mahetoit vahel. Et kui ma elasin võõrsil ja mina olin juba söönud ammu aastaid mahetoitu ja siis tulin koju, ma tahtsin ka teha neid oma lähedastele neid toredaid köögiviljakaid toite ja nad ei maitse. Ma tunnen, mis asi see on, miks on nii, et kui ma tulen Eestisse, siis see toit ei maitse ja ma söön üle, kogu aeg söön. Kõht ei saa täis. Ja siis mul jõudis kohale, et see oli mahe ja tavatoidu erinevus. Et ühes toidus ikkagi oli niivõrd palju maitset rohkem, niivõrd palju toitaineid rohkem võrreldes teisega. Et need tulemused ei tulnud samad. Ja sõin üle. Ning, aga lähme nüüd tagasi selle juurde, et kui me vaatame neid, mida need rahvad, kes siis, või need kultuurid, võib-olla on parem öelda, on söönud, kes hästi pikaajaliselt on olnud, et ongi, et nendes toitudes ei ole täna tõenäoliselt enam selliseid toitaineid
ja tõenäoliselt oli nende toidulaual ka ühte koma teist sellist, mis oli toitainetest üsna tühi, aga mis siis ei omanud väga suurt rolli. Näiteks igasugust jahutooted, lihtja või tähendab sellest valgest jahust tooted. Et kuna hästi palju tuli ikkagi toitaineid peale, elu oli hoopis teistsugune, elati loodusega kooskõlas ja nii edasi, oli nii palju tuhandetes kordades vähem toksiine kui täna, siis oli võimalik kehal toime tulla sellega, et tal oli hästi palju toitainerikkast toitu ja siis oli võib-olla seal sees ka midagi niisugust, mis ei olnud nii toitainerikas. Aga täna me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus me toitainevaest toitu sisuliselt ei tohiks endale üldse lubada. Et selle mõju on lihtsalt niivõrd palju suurem ja meie eluviis, toksilisus, loodusest lahti ütlemine, kaugenemine, see on toonud niivõrd palju erinevaid stressoreid mängu, et need toitainevaesemad toidud lihtsalt ei sobi meile täna enam. Aga me ei arvesta sellega, me tahame olla nagu nemad enda meelest ja siis vaatame, et nad veel võib-olla ju tarbisid alkoholi ja suitsetasid ja see ei teinud neile nagu midagi. Vaat see ongi, et kui sul on elus suurem osa valdkondi on hästi paigas ja hästi toetatud, siis see 1 või 2, mis on probleemsed, ei löönud uppi. Et seda on väga hästi näha ka doktor Weston Price'i töödest. Praegu ei hakka seda raamatut sealt välja sikutama, aga mulle meeldib seda tavaliselt teha, et see on raamat siis teemal, ma ikkagi võtan ta välja, see on nii tähtis raamat. Nutrition and Physical Degeneration ja selles raamatus tema siis käis, tahtis kõigepealt hambaid vaadata inimestel, aga sellest kujunes selline üleüldine terviseuuring, et läks midagi silma selle püsti tõusmise peale. Terviseuuring ja tema nägi, et need loodusrahvad, kes elavad hästi traditsiooniliselt kooskõlas loodusega, söövad oma traditsioonilisi toite, mitte midagi sellist, mis on läänelik, et need inimesed on hästi sellised rõõmsad, terved, tugevad, hästi ilusad, hästi kenasti välja kujunenud nägudega ja et oleneb sellest, mis nende elus on toimunud, nad ongi sellised kuidagi kerge ja mõnusa olemisega. See ei tähenda, et nende elud oleks seal kõik väga ilusad, head ja lustid ja lillepeod olnud, aga lihtsalt nende kehad olid toitainetega nii hästi toetatud, nende kehad olid looduses elamisega nii hästi toetatud, et kõik see, mis toimus, see ei löönud neid niimoodi uppi. Et nad panid väga palju paremini vastu kõikide eluraskustele. Ja tegelikult isegi doktor Weston Price'i töö näitab seda, et toidul oli kõige tähtsam roll, sellepärast et kui nendesse samadesse kogukondadesse hakkas tulema sisse läänelik toit, siis ühe ja sama pere vanemad lapsed, kes olid kasvanud traditsioonilisel toidul versus nooremad lapsed, kes kasvasid selle läänelikul toidul, siis nendes oli ka juba väga suur erinevus sees. Et see näitab, et elustiil jäi nagu samaks, elati ikka loodusega kooskõlas, loodusrütmidega ja nii edasi, aga kui see toit jäi toitaine vaeseks, siis see andis kohe tervisest tunda, see andis kohe välimusest tunda. Nii et see roll on väga-väga suur. Ning sellel ajal, kui doktor Weston Price siin 100 aastat tagasi ringi liikus ja oma tööd tegi, siis mineraalaineid ei tuntud nii palju kui täna, aga neid, mida tunti, neid siis temaga toidus mõõtis ja ta leidis, et need hõimurahvad sõid erinevaid mineraalaineid 5–60 korda suuremas koguses kui toonased lääne inimesed. 100 aastat tagasi lääne inimesed, jah. See on nagu päris suur erinevus. Kui suured need erinevused on praeguse aja inimestega? See on ikka, ma arvan, hästi müstilised numbrid, nii et lihtsalt ainuüksi selle toitumisfaktori muutumisel lõid välja probleemid, mida seal enne ei olnud. Ja seda ei saa põhjendada geneetikaga ega millegi muuga, vaid see on just seotud otseselt toitainerikkusega. Et see, kui palju toitainerikkus mängib rolli juba psüühika väljakujunemisel, juba aju kujunemisel, või siis ma ei saa öelda kolp, aga natuke ilusam sõna. Et mul ei tule see eesti keele skall, ei tule see sõna meelde. Võite keegi kirjutada mulle, kui teil tuleb. Et juba see, et siin nagu areneks kõik välja niimoodi, et meil on ruumi ajule, meil on vabalt ruumi hingamisteedele, see mõjutab hästi palju närvisüsteemi näiteks. Nüüd kuna nendel olid need struktuurid, tema hambaarst uuris neid struktuure, kõike, mis siin on, kolju on siis tuli meelde. Et see oli kõik nii hästi välja arenenud, siis oli niivõrd palju vähem pinget
juba närvisüsteemile tänu sellele. Ja stressiolukorras meie keha viskab hästi palju rahustavaid aineid välja selleks, et me ei oleks seal chill ja ei laseks ennast lõvil ära süüa, vaid me võitleksime või põgeneksime. Siis pärast stressiolukorda keha peab taastama need ained, aga täna pärast stressiolukorda suure tõenäosusega me tõmbame hoopis mingisugused toksilised metallid nende asemele, eriti just mineraalainete asemele. Aga toksilistel metallidel on meie kehas sageli täiskohaga töö, nad on nii-öelda varuosad ja nad täidavad siis originaalosade ehk siis toit- ja mineraalide ülesandeid, aga nad suudavad seda teha 5-50% ulatuses ja nendega kaasnevad siis igasugused erinevad toimimisprobleemid, mida me siis tajume füüsiliste, vaimsete või emotsionaalsete vaevustena. Nii et jah, et me ei saa võrrelda seda toitu, mis oli siis, me ei saa võrrelda seda, et inimesed siis said omale igasuguseid nii-öelda pahesid lubada ja olid väga terved ja tugevad kõigest sellest olenemata, et juba kui me võrdleme siin praegu väikesi lapsi ja vanemat põlvkonda, siis seal on ka nii suur erinevus sees, et vaadake juba inimest, vaadake seda kolju ehitust, vaadake lõualuu ehitust, kui palju laiemad on vanemate inimeste lõualuud, kui teistmoodi on nende koljud, kui palju ilmekamad on nende näod, sellepärast et neil oli materjali, millest seda kõike üles ehitada. Ja kuidas nad on eluraskustest läbi tulnud. Et väga-väga palju paremini kui meie tänane põlvkond, et hästi palju meil räägitakse sellest, et tänased noored ei oska olla tänulikud ja mis iganes, neil on nii lihtne ja hea ja kerge elu. Aga kui nende kehades on väga-väga suured puudujäägid sellest, mida need kehad tegelikult vajavad, siis see tänulikkus lihtsalt ei voolagi. See rõõm ja tänulikkus tulevad tervest kehast, heast enesetundest. Iseenesest neid ei ole vaja kultiveerida. Meil täna räägitakse nii palju, et seda on vaja kultiveerida eraldi. Ei, seda ei ole vaja kultiveerida, see on keha loomulik vastus sellele, kui tal on hea olla. Selle ma sain elujõuprogrammil päris kiiresti selgeks. See oli hästi-hästi tore. Kui see on sinu jaoks uudis, et rõõm ja tänulikkus ongi loomulik seisund siis, kui kõik on hästi, et seda ei ole vaja kultiveerida, siis võid ka märku anda ja kirjutada oma kogemusest siin, et nii mõnigi teist on juba mõnda aega teinud siin asju kaasa ja siis te teate, mis kõik saab olla ja kuidas asjad on sinu elus aja jooksul muutunud. Nii et tõesti, et see võrdlemine, nende toitude võrdlemine, et kindlasti mida võrdlusesse tasub tuua, on see, et nemad sõid terviktoitu versus see, et meie sööme täna hästi palju siis niisugust kõrgtöödeldud kraami, kus ei olegi nagu õieti enam mitte midagi, et see tasub kindlasti võrdluses välja tuua. Aga üleüldiselt tuleb vaadata seda tausta, et palju seal toidus midagi on ja mis me sellest kätte saame. Ning kui me räägime nüüd sellest, et mis me sellest kätte saame, sellest toidust, siis siin on ka hästi suured käärid on sees meil. Sellepärast, et meil on kasinad mikrobiomid. Kui kunagi siin mõned aastad tagasi tehti uuring, et milline on eestlaste mikrobiom, milline on tänase noore oma versus vanade inimeste omad, siis nende vanade inimeste omades elas nii-öelda siis esimese vabariigi aegne mikrofloora veel sees, hästi mitmekesine. Ja see hästi mitmekesine mikrofloora võimaldab meil saada toidust palju energiat kätte ja palju ka mikrotoitaineid kätte. Ning kui me sööme sellist mikrotoitainevast toitu ja meil on mikrobiom ka veel vussis, siis me saame veel vähem kätte. Et see, et sa paned oma söödava toidu kusagile kalkulaatorisse sisse ja vaatad, et ma saan sealt kätte selle, mis vaja ja kõik peaks hästi olema, see ei tähenda, et seal toidus üleüldse sees on see sõltub väga palju kasvukohast, töötlemistingimustest ja nii edasi. Ning teiseks, mitte miski ei taga seda, et sinu seedetrakt suudab sealt selle kätte saada, mis sul on. Väga palju sellest läheb lihtsalt raisku, sellepärast, et mikrobiom on nii kasin, et närvisüsteem on nii häires, et ei suuda korralikult toitu seedida, ei saa kätte sealt seda, mis sealt kasinatest oludest oleks võimalik kätte saada. Nii et, ja pealegi kahjuks need toitaine, me räägime siin mikrotoitainetest, et need sisaldused või need päevased soovitatavad annused, need on mõeldud ainult raskete haiguste, raskete puuduste vältimiseks, need ei ole heaoluvahemikud. Heaoluvahemikud on hästi palju kõrgemad. Aga kui me räägime heaoluvahemikest, siis see peaks olema nii, et ainult ühele või kahele ainele, vaid kõigile ainetele.
et me peaksime neid komplektis vaatama. et see on ka miski, mille peale me ei mõtle, et meil hakatakse tegutsema siis, kui inimene hakkab ained hakkab ellujäämiseks vajalikust vähemaks jääma, aga mitte tervisest. Aga meil on hästi oluline teada, milline on meie täna ülemaailmselt kokku lepitud tervise definitsioon. Ja tervis on täielik füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu. Mitte lihtsalt haiguste või põdura oleku puudumine. Et see on täielik heaolu. Kui paljud meie hulgast naudivad täielikku heaolu? Ehk siis seda, mis tervis päriselt on. Et see on miski, millele ma ühe meediumi klipi tegin ka sellest, ma ei tea, kas ma olen selle üles pannud või ei ole, aga räägin selle seal ka sellest, et see on nagu väga-väga oluline teema, et me ei lepiks sellega, et meile öeldakse, et sul on veri korras, et ma ei tea, mine umbes mõtle elu järele, et mis sa siin nüüd teed, vaid et me tõepoolest keskenduksime sellele, et tervis on täielik heaolu füüsilisel, vaimsel ja sotsiaalsel tasandil. Et kommenteeri mulle ka selle mõiste kohta, et kas see tekitab sinus üllatust ja kas sa oled mõelnud tervise peale sellisel tasandil, sellises plaanis. Et sest ongi, kui mina 12 aastat tagasi läbi põlesin, mul ka öeldi, et sul on umbes härjaveri, et siin pole midagi, on ju. Ja siis ma mõtlesin, kuidas see saab võimalik olla, ma olin käpuli maas, mul oli hommikul kõige rohkem 1,5 tundi hästi sellist närvilist energiat, ma olin nii kehvas seisus ja ma tõesti tundsin, et ma ei suuda enam elada. Ja mulle öeldakse, et sul on kõik korras. Et kuidas see saab olla tervise definitsioon, et sul on vereproovis ellujäämiseks vajalikes vahemikes ained, et tervis on hoopis midagi muud ja ülemaailmselt me oleme selle definitsiooni sellisena kokku leppinud ja sellest võiks lähtuda. Aga jah, et siis see mikrobioom, ja mikrobiomi puhul meil ikkagi liigub siin igasuguseid huvitavaid arvamusi, et pärast antibiootikumi kuuri 2 nädala jooksul taastub ära. Ega ikka ei taastu küll. Paljud väga olulised baasbakterid on inimkonna suulestikust praktiliselt kadunud. Väga tähtsad baasbakterid üle 90% inimestelt täna enam ei ole. Et kui suulestiku mikrobioom taastub 2 nädala jooksul pärast antibiootikumide võtmist, siis kuidas niisugune olukord olla saab. Ja need on need bakterid, mille olemasolu täidab inimese heaolu tundega, mis on nagu nii suureks kaalukausiks selle hea ja halva enesetunde vahel. Et kui me oma mikrobiomiga ei tegele, sööme selliseid toite, mis mikrobiomi eriti ei toeta, aga arvame, et need on tervislikud, siis me oleme ikkagi miinuses ja see väga kiiresti viib olukorda, kus me hakkame libastuma ja hakkame sööma jällegi neid asju, mis kiiresti energiat annavad. Neid asju, millele meie kehv mikrobioom on kohandunud, aga me ei taha elada selle kehva mikrobiomiga. Aga üks ülitähtis asi on see, et ei tohiks kehva mikrobiomi mingisuguste selliste ainetega hakata hävitama või puhastama, mis siis nagu võiksid teha selle mikrobiomi nii-öelda puhtaks, et nendel on ka oma roll, sest et need kehvad bakterid, paljud neist toodavad meile toitaineid kehvades oludes. Ja mikrobiom läheb oi kui palju paremaks iseenesest juba ainuüksi sellest, kui me hakkame oma kehale väga mikrotoitainerikast toitu andma. Kui me hakkame oma kehale andma sellist toitu, millest mikrobiom ka kasu saab. Sest et me sööme hästi palju täna selliseid asju, kust on juba kõik enam-vähem kasutamiskõlblik ära imendunud enne seda, kui see mass jõuab jämesoolde sinna, kus on mikrobiomil toitu vaja. Ja tal ei ole seda. Aga kuidas siit edasi, et vaatame, ma võtan ühe küsimuse ka. Tere Kristi! Ja teema, et jah, eeldiabeet on näiteks suuresti arstide poolt lausa ignoreeritud. Ja see on hästi kurb, et mina siin ka oma lähedaste inimestega olen näinud seda, et inimesel on
ta on eeldiabeedis, tal on seal, ma ei tea, 0,1 ühikut on päris diabeedist puudu ja talle öeldakse, et kõik on korras. Et mitte midagi ei ole vaja teha ja noh, eeldiabeet on ikkagi, noh, see on see koht, kus keha on juba ikkagi väga-väga keerulises olukorras, tal on väga raske energiat toota. Ja noh, seal on toitumine, närvisüsteem, puhastumine, elustiil, seal on nii palju erinevaid asju mängus, et noh, seal on väga palju, millega tegeleda, et aga see on tõesti minu jaoks ka hämmastav, kuidas inimesel mitte mingeid soovitusi ei anta, et ei, siin ei ole veel diabeeti ja ära muretse, et aga no diabeet on juba selline organismi koost lagunemine, et noh, siin ei ole enam kuskilt varusid võtta, et ennast putitada ja käimas normaalselt hoida, et sinna me ei taha keegi langeda. Aga jah, diabeedis on, ma ütlen, et eeldiabeedis minu klientuuri hulgas on ka inimestel, noh, ma näen juukseanalüüsil juba, seal on ka teatavad näitajad, mis osutavad sellele, et inimesel võib olla eeldiabeet, ma saadan ta testima ja ta tulebki tagasi seal eeldiabeedi näitudega ja ta on nii üllatunud, et aga ma ei söö ju üldse magusat. Aga siis ma vaatan tema toidulaua üle, on ju, kui ta on uus klient ja ma ütlen, aga sul ei ole siin näiteks selliseid asju, mis mikrobiomi korralikult toidaks, et sul on ikkagi hästi palju toite, tühja toitu, mis sa sööd. Et mis siis, et magusat ei ole, on ju, et aga toitane tühja toitu on palju, toitane rikast toitu on hästi vähe ja no siis, kui me vaatame veel üles elustiili, puhastumist, närvisüsteemi seisundit, siis me hakkame nagu nägema seda järjest suuremat pilti sellest, miks see olukord selline on, olenemata asjaolust, et inimene magusat söö. Ja no see on see koht, kus tõesti meil on, noh, mille tõttu on kohe eriti kiiresti muutust vaja ja on vaja sellist, noh, täiesti teistsugust arusaama. Et see mikrobiomiga tegelemine, jah, see on ka tervisliku toitumise puhul A ja O. Aga mis on siis veel, kus me jookseme rappa, on see, et ellujäämisprogramm võtab meil üle. Et me oleme harjunud siis, kui noh, see juhtub eriti niisugustes kohtades kohendama siin ennast, eriti niisugustes kohtades, kus tekivad mingisugused eluraskused ja stressitase läheb hästi kõrgeks. Ning mida siis inimesed tegema hakkavad, kui stressitase läheb hästi kõrgeks ja nad ei oska seda maandada, sest suurem osa meist ei oska. See on hästi kurb, et eile rääkisin ka grupiprogrammis sellest teemast ka pikalt ja põhjalikult, et siis me hakkame otsima väljast mingisuguseid lahendusi ja kuna meid on lapsest peale treenitud, et oi magus, aga me saame oma olemise väga heaks ja nii edasi ja küll see rahustab meid ja kõike, siis stressi olukorras meil kaob ära see enesehoole ja me hakkame tegema asju ainult selleks, et kuidagimoodi elus püsida. Ja no süüa seal saiakest ja valada omale pakist krõbuskeid, kaussi ja piima peale. See tundub hästi lihtne, on ju, sest et aju on nii hõivatud ellujäämisega, ta on nii tsentrist väljas, enesest hoolitsemine on täielikult ära unustatud, kõik on ainult ellujäämise režiimil, kuigi võib olla tegelikult see olukord, mis siin taustaks on, ei ole üldsegi mitte eluohtlik. Aga närvisüsteem on nii tagajalgadel ja tal ei ole seda korralikku regulatsioonivõimet ja kahjuks on nagu hästi vähestel inimestel on seal tänases. Aga regulatsioonivõimega on see super asi, et seda saab treenida. Et noh, mina olen ennast sellisest mülkast välja teeninud, et tagantjärele on ikka päris huvitav vaadata seda, kui suured on muutused. Aga jah, et see kipub üle võtma ning ongi, et aga no see on loomulik, et elust tulevad stressirohked olukorrad vahele, aga kui me ja see, kui stressirohkes olukorras me läheme üle sinna ellujäämise režiimile ja hakkame seda kehva toitu sööma, see näitab seda, kui väiksed on tegelikult meie varud. Et kui kasinaks kõik see, mille pealt keha võiks optimaalselt ja hästi toimida, on meie süsteemis jäänud. Et see on hästi huvitav, et need ellujäämis selles mõttes, et mina ise olen iseenda pealt, olen seda näinud ja jälginud, et mis tahab siis nagu tekkida, kui on väga-väga tugev stress. Aga kuna mul on hästi suur teadlikkus, siis ma lihtsalt näen, mida keha võib tahta tugeva stressi korral teha. No mul võib-olla juhtub see näiteks, et ma ei söö enam regulaarselt. Et see muutub hästi raskeks minu jaoks. Aga siis ma lihtsalt teadlikult loon omale seda regulaarsust. Sest et niisugused jupitamised, noh vanasti öeldakse jah, et inimesed ei söönud mingisugusel ajal üldsegi mitte 3 korda päevas ja nii edasi, et ainult 1 kord päevas söödi.
aga see üks kord päevas, see oli nii kapitaalselt teistsugustes oludes ja see toit oli nii teistmoodi, mida see üks kord päevas söödi, et sellega võiski hakkama saada. Aga täna me ei saa seda tuua siia päeva. Et noh, paljud inimesed avastavad jah, et kui ma hästi harva söön, siis noh, söödutraktil on nii suur pikk paus on ju ja igasugused asjad hakkavad paranema, aga see näitab seda, et tegelikult on vaja mikrobiomiga töötada, mitte ennast näidutada. Ja mikrobiomiga saab väga edukalt töötada just 3 korda päevas. et see ei ole üldse mingisugune kunstlik. Ja nüüd räägime 5. põhjusena millestki sellisest, mis tegelikult nagu juba tuleb siin hästi paljudest nurkadest välja, on siis see, et meil on puudulikud teadmised tervislikust toidust. Ja mul on üks selline koolitus ka, tervisliku toitumise müüdid, et on nii palju selliseid toite, mida meil peetakse hästi tervislikuks, aga mis tegelikult ei täida meie keha vajadusi. Ja näiteks võime tuua tooresalatit, eriti nende söömine talvisel hooajal, kui me ei saa päikesetoetust, me ei saa valguse toetust, kui meil puudub see maandatus looduse poolt. Et toorsalat, kujutad omale ette, et sa pane ühe taldriku peale, pane valmis üks siuke kuhjakene toorsalatit ja teisele peale pane kuumtatud aurutatud köögiviljad ning kaalu nad ära ja siis vaata, palju seal toitained on ühes ja palju on teises. Et toorsalati puhul me ikkagi nagu päris korralikult näljutame ennast. Me ei anna oma kehale seda, mis vaja on. Me täidame teda nende lehekestega, mis ei kaalugi peaaegu midagi. Võib-olla inimene sööb seal 30-40 grammi lehekesi ära, aga mina söön toidukorra juurde seal üle pool kilo köögivilja ja see vahe on ülisuur, aga meil on nagu nii kindel arusaam sellest, et toores on just ainult see, mis meid toetab ja täidab. Aga toorel on ka omad võlud, aga ta peaks jääma hästi väikseks koguseks ja mina eelistan toorena talvisel ajal süüa ainult juurikaid. Neid asju, mis säilivad ka üle talve, mis ongi nagu mõeldud, et teda võib talvel ka sellisena süüa, aga ma ei keskendu sellele. See on väike asi, see on lihtsalt selleks, et lõualuud treenida, sealt saada mõningaid teistmoodi toitaineid. Täna ma sõin näiteks valget redist, eile ma krõmpsutasin porgandit, et valin erinevaid asju, et iga päev mingisuguse toore ka juurde. Aga sellest toorest me jääme nii suurde ainete defitsiiti, sest see on nii kerge. See on nii kerge võrreldes kuumtoodetud köögiviljaga ja pealegi meil ei ole väga võimekust sealt toorest asju hästi kätte saada. Et aurutamine, keetmine, küpsetamine, see pehmendab kiude, võimaldab meil väga palju paremini saada kätte mineraalaineid. Huvitaval kombel tõuseb oluliselt kättesaadavate antioksüdantide sisaldus, paljude antioksüdantide sisaldus kuumtöötlemisel, eriti kui me lühiajaliselt kiirkeedupotiga neid asju pehmendame. Hävivad ka igasugused parasiidimunad ja muud värgid. Et üleüldisena ja teadusuuringuid meil ka hakkab täna juba tulema selle kohta, et inimesed, kes söövad kuumtöödeldud, et nad on paremas seisundis. Et see toores, mis ta teeb, ta jahutab soolestikku, ta võtab põletikku maha, aga meie keha peaks suutma põletikku ise normis hoida, kui tema vajadust on täidetud, et me ei peaks seda millegi külma ja mingi jaheda ja toorega iseäranis mitte veel meie külmal talvisel ajal proovima siis jahutada. Ja. Kommentaar just tegin fenkoli õunasalatit progoti ja mädarõikega. Et küsimus on see, et kui sa sööd seda väikse näksina, mingisuguse vahepalana, mitte kõhutäitjana, et fenkolit võib olla ka väga-väga mõnus. Mulle ka meeldib mõnikord toorest fenkolit järada, et tal on selline, ta on omapärane maitse, et mina olen elanud palju võõrsil, kus söödi ikka, fenkol on hästi tavaline köögivili, et ma olen harinud neid sööma. Aga need tuleb väga hea näiteks grillitult, natuke aurutad, paned grilli peale. Kui hea. Et tead, see toores ja õunad ma soovitan ka, et õunad tükad ära, pani peal natukene võid, kaneeli, lase sealt seest läbi. Õunas olev pektiin, kiudaine see on nii jäik ja väga raske on saada sealt kätte seda, mis sealt võiks saada. Korraks veel ühe kommentaari, et jah, et kaasal lõigi veresuhkur kõrgeks, kui talle öeldi, et tal on 4 staadiumi ja asi on väga hull. Organism lõi šokki stressist. Ja, et stress on väga-väga suur tegur kõrge veresuhkru puhul, et absoluutselt, et
et kui pinged on maandamata, siis keha arvab, et mul on kogu aeg vaja seda glükoosi selleks, et võidelda või põgeneda. Aga rakud ei võta vastu, on ju. Et eriti veel, kui seal tekib hästi tugev stress, läheb hästi kõrgeks ja siis selleks, et sellega toime tulla, keha läheb tardumusse, siis ongi niimoodi, et see suhkur muudkui ringleb seal. Aga meil on tekitatud see tardumusreaktsioon, seda me tekitame kaltsiumi abil. Kaltsium hakkab vooderdama rakumembraane ja muudab siis need glükoosi sisenemiskohad nagu hästi tundetuks insuliinile. Ja ei jõua see asi sinna sisse, kui koputab seal raku taga, aga ei saa kohale. Et läbi sellise mehhanismi jah, et stress võib väga tugevasti veresuhkrut mõjutada, et sellest nagu ei olda palju teadlikud, et arvatakse, et see ongi nagu suhkruhaigus, selles mõttes, et suhkru söömise haigus, aga see on veresuhkruhaigus. Aga tõesti jah, et neid tooreid asju, et tee neid väikse törtsu, nagu mädarõigas on veel hapendatud, on ju, siis on kohe eriti hea. Kas rohesmuuti võiks asendada püreeritud sooja aedvilja kokteilina? Et jah, et pigem seda, aga mulle endale meeldib, et need aedviljad söö ära, on ju, sest et smuutidega juhtub vaata selline asi, et sa ei mälu. Aga selleks, et süsivesikut saaks korralikult peensuules edasi seedida, peab ta olema süljega ja süljes olevate seedeensüümidega suus segunenud. Maos ei toimu mitte midagi sellega, seal on valgu lõhustamine ja kui ta sealt edasi läheb peensoolde, siis võib igasuguseid neid, keha võib hakata peensoolest lausa tagasi viskama, refluks tekkida sellest, et miks sa saadad mulle niisugust kraami, mis ei ole ette valmistatud peensoolest seedimiseks. Et ma soovitan jah, et smuutide asemel, et sööge neid asju mäludes. See on palju kasulikum meie jaoks. Et see, kui me niimoodi nendes rohesmuutides, mis ma tahtsin veel öelda, et sinna pannakse sageli spinatit, aga tänastel inimestel suures osas, mina enam spinatit oma nagu regulaarsete toitumissoovituste hulka ei pane, sest et suuremal osal inimestest on soolestik nii kasin ja nii kehv, et nad ei tule oksalaatidega toime. Ja spinatis on hästi palju oksalaate ja siis väga palju, oksalaadid esiteks on niisugused nagu teravate servadega kristallid, mis lõhuvad soolestikku ja tekitavad igast muid pahandusi muudes kohtades ka. Ja nad ei lase hästi paljusid mineraalaineid ka kasutusse võtta. Et seovad neid, nad on antitoitained, viivad neid kaasa endaga, nii et see on ka miski, mida ma ei soovita. Et ma ise kunagi sõin hästi, mulle muidu spinat väga meeldib, ma sõin hästi palju spinatit, aga minul nagu ei olnud sellest mingit teemat, aga ma näen, et tänastel inimestel on mikrobiomid on nii kasinad, et need tule toime spinati ja üldse oksalaadilikaste toitudega enam, nii et ja siin ei ole jutt Oxalobacter formigenesisest, et Oxalobacter formigenesis ei suudagi elada oksalaadilikas keskkonnas, see on tänaseks välja selgitatud, et oksalaate neutraliseerivad väga paljud erinevad bakterid, tänaseks on neid tuntud juba või välja selgitatud juba rohkem kui 1700, nii et mõelda ise, kui kehv peab see soolestiku seisund olema, kui ei ole siis piisavas koguses neid tänaseks teadaolevat rohkem kui 1700 bakterit, mis sellega toime tuleks. Et jah, et kindlasti on jah, püreeritud sooja aedvilja kokteiliga on kehal palju parem toime tulla, palju rohkem saab toitaineid kätte, aga et kui seda süüa, et üldse neid püree asju süüa, siis seda nagu mäluda läbi, sest see on ikkagi nii tähtis, et see süljega kõik seguneks. Ja tänast, siin on veel üks asi, mille peale mõelda, tänaste inimeste suud on stressist nii kuivad, et seda sülge õieti ei tulegi ja keha on nii dehüdreerunud, et siis tegeleda selle teemaga ka sinna takkaotsa veel. Aga mis veel takistab meid tervislikult toitumast? Kindlasti ka sellised tehnilisemad teemad, et muidugi jah, sinna, et puudulikud teadmised tervislikust toidust, et sinna võiks nii paljusid asju veel, ma tõin lihtsalt need toorsalatid ja need toored asjad meie talvistes oludes juurde, aga seal on nii palju muid asju ka veel, et näiteks ei ole sugugi mitte hea, nii paljud inimesed arvavad, et olgu ma gluteeni ei talu, et siis ma hakkan nüüd pähklihõudest küpsetama, aga pähklihõudele ei meeldi kõrgel temperatuuril pikaajaline küpsetamine
ja nad kipuvad rääsunud olema, kui nad on juba ära jahvatatud ja üleüldse kehal on väga raske suures koguses pähkleid seedida, et selline oma peotäie suurune ports päevas pähklid on küll tervisetoit, aga küsimus on koguses ja paljud inimesed söövad neid väga-väga üle, on ju. Lähed poest, krabad selle 200 grammise koti ja siis ups, veerand tunni pärast kadunud, jah. Või natuke rohkem aja pärast, et see sa täidad oma keha millegagi, mida sul on üliraske seedida, kus sul on üliraske toitaineid kätte saada. Need on lihtsalt ühed näited mõnedest, mida võib väga-väga palju tuua, et see on ka üks väga oluline põhjus, miks inimesed ütlevad, et ma ei saa tervislikust toitumisest kasu, et nad söövad neid asju, mida tänane inimene oma närvisüsteemi, mikrobioomi seisundi juures ei suuda ära seedida, ja seal hulgas on ka palju selliseid asju, mis on hästi toitaine tühjad, nii et ja seda, mis keha tõesti sügavamal tasandil toetaks ja toidaks, et neid asju ei ole väga palju tervislikuks peetavate toitude hulgas, nii et kui sa oled tükk aega mind jälginud, siis sinu toidulaval ilmselt juba on. Aga lähme siis nende tehniliste põhjuste juurde, et kindlasti mängib palju rolli ka see, et meil ei ole oskusi tervislikku valmistada. Ja seda ma tean ise väga hästi omast käest, et kui mina alustasin köögiviljaka toitumisega, ma söön liha ka, ja mune ja kala. Et kui ma alustasin köögiviljaka toitumisega, siis ma olin enda meelest päris hea kokk ja teised ka hindasid mind sellise väga mitmekesise toiduvaliku pakkujana ja erinevate rahvaste köökide toitude pakkujana ning külalistele siis ja iseendale ka. Ja ma avastasin, et mis ma siis nüüd teen, kui ma pean sööma nii palju köögivilja iga päev, soovitavalt 6 klaasi ja parem veel rohkem, vähemalt esialgu. Ja ma avastasin, mul ei ole oskuseid. Jah, ma oskan mingi supi teha, ma oskan mingi ühe päeva toidu teha, mingi salati teha. Ja siis kõik. Ja tollel ajal oli ikkagi väga vähe köögivilja toitude retsepte ja raamatuid, et tuhnisin igalt poolt ja enamjaolt tollel ajal köögiviljad olid siis need köögiviljad, mida mina süüa väga ei tahtnud, et igasugused maavitsalised, tomatid, baklažaanid, paprikad, muud sellised järgid. Ja sinna juurde hästi palju kaunvilja või teravilja. Et siis ma hakkasin ise siis leiutasin, et köögivilju saab 11 erineval viisil valmistada. Ja iga valmimisviisi juures on omad köögiviljad, mis sellega kõige paremini välja tulevad. Ja niimoodi ma seda jalgratast siis enda jaoks leiutasin ja selleks ajaks, kui ma hakkasin elutoetaja tööd tegema, siis minu jaoks olid need toitud valmistatud, see oli nii automaatne, ma lihtsalt läksin, võtsin mingid asjad ja mu käed tegid süüa. Umbes sellise tundega aju üldse vahele ei tule, et lihtsalt käsi teeb. See oli hästi huvitav. Ja siis ma olin nii üllatunud, et inimesed hakkasid hästi küsima mu käest, kuidas teha neid toite ja mida üldse teha. Ja siis mul tuli meelde, et ma olin ise kunagi täpselt samasuguses kohas, ma ei osanud. Ning ma mõistangi, et paljud inimesed, kes oskavad hästi süüa teha, neil ei ole köögiviljaka toidu tegemise oskuseid näiteks üldse. Täiesti reaalne olukord. Ja toome välja meie viimase põhjuse ka, et mis siis on, et ega nälg ei hüüa tuulilasse, jah? Et meie toidukorrad ei ole ette planeeritud. Sa oled kindlasti tähele pannud, et need asjad, mis sul on kalendris kirjas, need saavad tehtud. Aga kas toit on seal kirjas? Tõenäoliselt ei ole. Et jah, selleks, et me saaksime tervislikult toituda, siis on vaja ette planeerida. Nii nagu inimesed on seda varasemalt teinud, nii nagu meie esivanemad sellest ajast peale, kui juba jäidi paikseks ja ise koha peal toitu kasvatati, et ei sõltutud enam jahiõnnest nii palju. Siis tuli planeerida toitu. Aga täna meil on kõik hästi lihtne. Vaata, kui kõht tühjaks läheb, siis mingi asja ikka kuskilt saab, mingi kakukese ikka saad. Aga see kakukene jälle teeb selle mikrobiomi kehvemaks ja suurendab ajus seda sõltuvust seal magusest ja gluteenist ja nii edasi ja nii edasi. Siin on veel huvitavaid mehhanisme. Et tervislik toitumine eeldab planeerimist. Nii nagu kõik need muud asjad. Sa ei hakka omale uut kodu ehitama lihtsalt nii, et kraban siit ja sealt ja vaatan, mis kokku tuleb. Sa pead igal juhul planeerima. Ning oma keha eest hoolitsemine, toitumisest hoolitsemine, see vajab täpselt samamoodi planeerimist. See on nii loomulik. Aga me elame täna hästi palju väljapoole, me ei mõtle
kuigi palju ka oma vajadustest, kuna lapsest peale on meid kasvatatud, kuule, et mis sina siin, et see üle maailma naba ja kõik sellised muud tarkuseterad, mis meile edasi antakse, mis ei soosi üldse enda eest hoolitsemist. Miks paljud inimesed elavad nii kehva toidu peal, nii kehva kasina liikumise peal ja muude tervist toetavate võtete peal, ongi see, et me ei ole harjunud iseenda eest hoolitsema. Me ei ole harjunud seda oma päevakavasse võtma, et see on nagu nüüd jälle läks kõht tühjaks, et saaks jooksu pealt mingi asja, on ju, et see iseendaga kontakti sulemine ja sisemist oma keha jaoks vajaduste täitmine on nii unaruses. Ja mida aeg edasi läheb, seda rohkem ma näen, kui tähtis on tegelikult see põhjus, et me ei ole harjunud enda eest hoolitsema. Ja kui tugev on selle jõud tänases maailmas. Et see on ka miski, mida endale pidevalt teadvustada. Nii, aga nüüd me vaatame lahendused ka. Et mis siis teha? Minu poolt tuleb kindlasti, tulevad alati lahendused selles mõttes, et ma ei räägi kunagi niisama ja lahendused on alati siis selles, millist elu ma ise elan. Et kuna human design järgi ma olen see nii-öelda see 6-2 ehk siis eeskuju, siis kui ma hakkasin oma tööd tegema, ma ei teadnud seda, et minu ülesanne ongi lihtsalt teha enda elu korda ja siis jagada teistega seda, kuidas ma elan. Aga täna ma saan sellest aru, keegi kunagi ühes grupiprogrammis mis tõi selle välja, et kohe näha, et 6-2. Et jagan siis sinuga seda, kuidas ma olen siis ise oma suulestikku tervendanud kõik ja kuidas ma see pusletükk olen kokku pannud, et mismoodi jõuda sinna, et ma tõesti peaksin sellest tervislikust toitumisest kinni, et see oleks minu jaoks loomulik. Et see oleks nagu automaatne tegevus, et ma ei pea üldse mõtlemagi selle peale, et nagu ma ütlesin, et käed teevad ise süüa, võtavad asjad ja teevad ise ja siis ma vaatan, et siin on midagi. Et see on nagu hästi, hästi mõnus, et ja see hea enesetunne, mis sellest tuleb ning ta ongi minu klientuuri hulgas on nii palju neid inimesi, kes on pikalt tegelenud vaimsusega ja kellel on mingid terviseprobleemid, mis ei ole ära lahenenud, aga kes on arvanud tõesti, et senikaua, kuni sul on siin asjad korras, siis pole üldse tähtis, mis sa sööd. Aga siis nad tulevad oma nende probleemidega minu juurde, et Kairi, et vaataks, mis siin teha annab ja me teeme toitumise ümber ja siis nad avastavad, et ohoo, tegelikult ikkagi loeb küll, mis me sööme. Ja see loeb väga palju, et kui me võtame selle aja, millal elas Gunnar Aarma näiteks, siis no tema tõenäoliselt ei söönud ilmeski sellist toitu, nagu tänane keskmine inimene sööb, nii toit enne vaest. Et me ei saa nagu seda võrrelda ja noh, tegelikult meil ei maksa nende vanade inimeste, nende elujõuliste vanade inimeste seisundit võrrelda üleüldse iseendaga täna, sest et nende tervisevalikuid me näeme tegelikult mitu põlve hiljem, sest et toitumine ei löö, tema probleemid ei löö nii kiiresti välja, need löövad põlvkondi hiljem välja. Ja kui me vaatame neid tänaseid lapsi, ma ei tea, kas vahepeal on statistika muutunud, 2017 aasta statistika kohaselt sünnib iga 4. laps meie riigis terviserikkega. Elu algab terviserikkega, elu ei peaks kunagi algama terviserikkega, elud lõpevad terviserikkega, aga mitte ei alga. Et laste peal me näeme seda, et teadusuuringud on ka tehtud, kus on seal katsetatud erinevate loomadega, laborirottidega ja kassidega ja vaadatud, et mis siis juhtub, et kui mitu põlvkonna järjest süüakse kehva toitu, siis alles seal 3. põlvkonnal hakkavad tõsised probleemid tulema. Ja neid tõsised probleeme on väga raske ümber keerata. Neid on väga raske ümber keerata sellega, mis on tavapärases mõttes tervislik toitumine, kus ei teata neid kehavajadusi, ei teata seda, et inimesed jagunevad ka eraldi ainevahetuse kiirusega gruppidesse, et ühed vajavad ühte toitu, teised vajavad teist toitu, et nendel energia pidevalt normaalselt peale voolaks, nii et ei mõelda selle peale, et me peame tegelema siin mikrobiomiga, me peame tegelema siin närvisüsteemiga, me peame tegelema siin puhastumisega, et seda vaadatakse nagu hästi kitsalt. Aga noh, inimene on ju kõikide nende olude tulem, millega ta kokku puutub, kõikide oma tehtavate valikute tulem. Et seetõttu meil on vaja inimest vaadata tervikus. Minu jaoks on see hästi paeluv põnev teema, see tervikus vaatamine ja selles programmis me ka püüame võimalikult palju siis nii palju kui vähegi võimalik siis toitumisel jõuda ka, et vaadata natukene närvisüsteemi, mõelda puhastumise peale, et me saaksime need alustalad paika ja see on tõesti hästi oluline,
et me oma tervenemise teekonnal viiksime selle tervisliku toitumise autopiloodile, et see hakkaks niimoodi tööle. Ja kui me saame toidust kogu aeg stabiilset energiat, siis meil ei ole huvi nende muude asjade järele. Selles toitumisprogrammis, mis algab 17. jaanuaril, on olemas ka magusaisust vabaks koolitus, aga väga vähesed selle programmi läbinud üleüldse tegelevad sellega. Sellepärast, et nad avastavad, et neil kaob ära magusaisu, kui nad hakkavad sööma nii, nagu ma soovitan. et kui nad teevad läbi kogu selle soolastiku toetamise ja taastamise ning söövad oma ainevahetuse jaoks sobilikku toitu, et siis seisu kaobki ära. Sest seisu on kompensatsioonimehhanism üleüldiselt. Ja kui meil ei ole vaja midagi kompenseerida, siis on ju lill, elu lill on ju. Et see on nii huvitav jah, et ma panin selle koolituse küll sinna, aga ma näen jah, et seda avatakse üsna vähe. Et edu ja tulemused saavutatakse selle programmi enda pealt. Ja mida me seal teeme, me hakkamegi kõigepealt pihta soolestikust, hakkame seda soolestikku toetama, hakkame kõigepealt teda ette valmistama selleks, et seal saaksid need head toredad bakterid elada, mida me siis seostame pikaajalise elujõulisusega, hea tujuga, vastupidavusega, hästi toimiva immuunreaktsiooniga, et me jõuaksime sellesse kohta. Ning jah, sellel programmis on nii palju erinevaid asju on saavutatud. Mul on hästi meeles ühe inimese kirjeldas, kuidas ta 3 nädalat pärast programmide alustamist ütles, et mul on nii palju energiat, ma võiks kive veeretama minna. See jääb hästi meelde, on selline väljendus, et aga jah, et mida inimesed on saavutanud, rohkem energiat, parem kehakaal, paranenud rauanäidud, sügava muni, vähem kortse, ilusam nahk, selgemad silmad, seedevaevuste kadumine, peavalude kadumine, hingerahu teke, hea keskendumisvõime, paremad suhted, rõõmsam meel, enesekindlus, magusaisu ja snäkkide vajaduse kadumine. Nii äge on ju. Et see nagu näitab seda, kui palju see kütus mõjutab meie keha tervikuna. Ma ei saa öelda, et sina saavutad kõik need asjad, aga kui me hakkame oma elujõudu kasvatama, siis hakkab kõik tervikuna paremaks minema. Kui me hakkame andma neid aineid, mida meie keha vajab. Nii et jah, me tegeleme seal hästi palju soolestikuga, et saada see korda. Tegeleme sellega, et saada oma veresuhkur stabiilseks, mis ma loengu alguses ütlesin, on kõige tähtsam. Sellepärast, et kui meie veresuhkur ei ole stabiilne, siis keha peab pidevalt süstima meisse stressihormoone, mis aitaksid tuua seda veresuhkrut jälle tasandile tagasi. Ning see koolitus annab sulle oskuse valmistada köögiviljaroogasid autopiloodil. Sa saad menüüd ja retseptid igapäevaselt vajaliku valmistamiseks. Saad teada, millised on just sinu kehaga sobivad toidud. Sa saad lihtsad võtted, kuidas puhastada oma keha igapäevaselt ja selleks ei ole vaja mingisugust eraldi tooteid. Ja sa saad tugikõned minuga. Ning kuna tervislik toitumine kogu eluks grupiprogramm on siiani olnud alati kõige rohkem küsimusi toob, et osalejate poolt hästi palju küsitakse, siis ma olen seda nüüd hakanud tegema selliselt, et iga nädal esmaspäeval ma tulen 12:30 meie tugigrupis eetrisse ja ma olen siis eelnevalt pannud üles postituse, kus te saate oma küsimused esitada. Sest et ma nägin, et kui ma esimesed korrad programmides tegin neid igakuiseid küsimuste kõnesid, mis ka tulevad, siis sinna tuli nii palju küsimusi, et ma rohkem kui 3 tundi vastasin nendele. Nii et sellepärast, ja ma saan aru, et siin on hästi oluline, et jooksvalt tuleksid need vastused, nii et seetõttu on sul iga esmaspäev võimalus saada oma küsimustele vastused. Lisaks sellele tulevad siis need küsimuste ja vastuste kõned ka, kus me saame mõningaid asju, mis vajavad siis nagu sügavamat pilku ka vaadata. Ning grupis olles on hästi tore, et me saame üksteist toetada, jagada, panna toredaid pilte üles, rääkida oma edusammudest. Nii et jah, et ongi grupp või selle programmi aluseks on siis toitumine, kuidas seedimine korda saada. Et juurde tuleb köögiviljaka elu algkursus, mis õpetab 11 viisi, kuidas köögiviljaroogasid teha. Ja 7 päevaga magusaisust vabaks, kus on siis magusaisu toitumuslikud emotsionaalsed põhjused, räägime sotsiaalsest survest. Ning siis on veel terve rida loenguid, näiteks 10 põhjust, miks elada köögiviljakat elu, kuidas tasakaalustada veresuhkrut, räägime rauapuuduse põhjustest, mis on paljude jaoks hästi oluline ja tervisliku toitude müütidest ka. Ning see koolitus siis eeldab seda, et kas sa tarbid liha või sa oled valmis vaikselt hakkama seda tagasi oma toidulauale tooma.
sellepärast, et loomne on see, millega me hakkame seda soolestikku taastama, et mina ei tea teist viisi, kuidas see soolestik tervendada, kui me loomselt ei kasuta, et ja juukseanalüüsid näitavad ka nagu seda väga selgelt, et lihasööjate kehakeemiad on tugevamad. Kommentaarid, mul on ka tihti nii, et leiutan köögiviljadest erinevaid roogasid, poeg ütleb alati siis, et oh issand küll. et aga selles mõttes, et lapsed ka nagu ajas muutuvad, et vaata, kui mingis hetkes, kui nad ise saavad ka selle eduelamuse ja hakkavad ennast paremini tundma ja näevad, et noh, et välimus paraneb ja võib-olla lihased kasvavad oluliselt lihtsamini. See on nagu noormehed hästi palju näevad seda, et ei pea enam jõusaalis nii palju trenni tegema. Et lihased kasvab palju kiiremini. No, päris äge on ju. Veel teine kommentaar. Mina leiutan ka alati sellest, mis köögiviljad alles veel on, et ei torme kohe poodi ostlema, mõni sardiinikarp või lihatükk on ikka kapis, et saab leiutada ja oma fantaasiat kasutada. No, väga kihvt on ju. Et see ongi see, et käed teevad ise ja leiutad ja lõpuks ei ole retsepte üldse vaja, et mulle meeldib retseptivaba elu. Kuigi vahepeal ma teen asju ka ja retseptide järgi, aga mulle meeldib retseptivaba elu. Ma küll jagan koolitusel sinuga ka retsepte, nii et selles mõttes nad on olemas. Et ilma nendeta me ei ole. Aga jah, et mis koolitusel on veel, et materjalid on kõik ette salvestatud ja sa saad neid omas tempos vaadata, nii nagu sulle on sobilik. Ja sellel aastal ma teen niimoodi, et kiired liitujad saavad materjalid terveks aastaks. Ja teised saavad siis natuke lühema võib-olla seal, võib-olla 4 kuud või niimoodi, ma vaatan täpselt, kuidas ma natuke mõtlen. Aga kiired saavad, kes siis ostavad tunni aja jooksul, alates sellest, kui ma panen üles postituse, et on võimalik liituda. Ma teen seda kohe varsti. Saate terveks aastaks, nii et jõuate neid asju veel jälgida ja vaadata ja saate tugikõnesid ka veel pärast järele vaadata, nii et siin seda millega tegeleda, seda on ja selles mõttes, et kuna me tegeleme nende aluspõhjustega, mis muudavad keeruliseks tervislikust kinnipidamise, siis on eduprotsent väga palju suurem ja mul oli nii suur rõõm näha, kui tõesti, et ma eile õhtul panin üles postituse, et pange oma köögiviljakaid toite ja fotosid siia ja kui tuli kohe kiiresti nii palju pilte, et ma ei osanud üldse oodata, et neid nii palju tuleb, et hästi vahva. Ning jah, et see, et sul on pidevalt olemas minu ja grupi tugi, et see on hästi oluline, et ma juba hoian seda grupi energiat sellisena, et inimestel hakkavad muutused kiiresti toimuma. Loen siit ette ka ühe tagasisidet. Olen õppinud rohkem erinevaid köögivilja sööma, ka erinevaid ürte, kondipuljongi kasulikkusest, olen teada saanud puhastavatest teedest ja seda kõike on päris palju. Minu avastused. Kui süüa 3 korda päevas köögivilja terviktoitu, kaob ära magusaisu. Korralik hommikusöök on väga oluline, et püsida ree peal terve päeva. Energiat on juurde tulnud. Et nii vahva. Ja see on alles algus, et see programm, see on mõeldud andma sulle alustalad terveks eluks, sellepärast on ta nimi tervislik toitumine kogu eluks, et see ei ole miski, mida me teeme lühiajaliselt. Sellepärast, et lühiajalised asjad üldiselt ei anna tulemusi, et meil on vaja seda, mis meid pikalt kannab, et jah. Oota, 6 kilo päeva peal. Ei, 6 kilo, ei nii palju ei vaja. 6 klaasi, et jah, et see kuskil ütleme niimoodi, et 2 klaasi toidukorra kohta, mis võiksid teha, võtad ühe 250 milli klaasi, paned selle midagi täis ja valad selle omale taldriku peale ja vaatad hinda täna, milline see kogus on. Noh, et ei pea hakkama iga kord eraldi mõõtma ning mõõdame seda, mis on kuumtöödeldud. Näiteks kui me siin mingisuguseid rohelisi lehti kuumutame, siis ämbrist jääb järele nuts, jah. Ja siis me mõõdame seda nutsu. Jah, et köögiviljakas elu, et see on eluviis. See on eluviis ja ma ütlen, et minu jaoks kõige suurem eureka moment, mis sellega kaasa tuli, kui ma esimest korda elus sõin köögiviljakast. Hommikul ma sõin vist 2,5 klaasi vist, sõin vist 8 klaasi päeva peale kokku vist. Hommikul sõin oma portsu ja munad juurde, lõunaks sõin oma portsu ja munad juurde ja pärast lõunasööki siin, et vau, millest võib veel asja saada. Sest ma olin toona hästi ärev, mul oli tõesti paanikavood ja ärevus ja see tuli niimoodi ja see tuli nagu niimoodi tuli alla. Sest et mu kõhus oli see, mis lõi rahu.
ja no sellest päevast peale, noh, mulle ei ole pidanud keegi enam selgitama, miks kõige viljakat toitu süüa, et selle võtsin otsekohe vastu, et nii suur rõõm oli. nii, aga nüüd praegu ma lõpetan meie toreda kõne ära ning panen üles postituse, kus siis tunni aja jooksul on võimalik liituda soodustingimustel 99 € eest ja saada materjalid terveks aastaks. oi kui tore kommentaar, köögiviljad on nii head, et ei kujuta elu ilma nendeta ettegi. absoluutselt, mina ka ei kujuta. ja nii tore on, kui laps tuleb, ütleb mulle ka, et teeme nii hea tunne on, kui kõht on sooja köögivilja täis, et nii. aga mis veel, et järgmise nädala küsimuste ja vastuste kõne minu esimesest vabaks grupis siis keskendub ka toitumisele ja sellele programmile, nii et kui sa tahad küsimusi esitada, siis sa saad seal selle kohta veel teha ja kindlasti ma räägin sulle meediumiklippides ja videotes veel sellest teemast ja kirjutan ka ja kirjutada mulle väga-väga meeldib viimasel ajal, aga ma olen avastanud, et kui vahva on teha meediumiklippe, need on nii ägedad nii et siis ma teen neid ka ja jagan igasuguseid selliseid põnevaid teadmisi ning koolitusel sa saad hästi palju neid juurde. mul tuleb meelde ka kellegi kommentaar selle kursuse kohta, et ma mõtlesin, et siin hakkame, et sul on mingid retseptid ja asjad ja oi kui palju huvitavat infot siin tegelikult on ja mida kõike ma olen saanud oma keha toimimise ja vajaduste ja muu kohta teada, et jah, et ma jagan sinuga seal selliseid asju, palju selliseid asju, mida sa tõenäoliselt varem ei teadnud. ja need teadmised on need, mis toidavad, mis kannavad, mis kasvatavad elujõudu ja ja mul on rõõm neid jagada sinuga. ja ma soovin sulle mõnusat kolmapäeva ja ma panen kohe varsti, loodetavasti ütleme 5-7 minuti jooksul saab see postitus üles, ma panen selle postituse nii siia kui ka oma rühma, nii et sa näed seda mõlemal pool ja siis tunni aja jooksul, ütleme siis, et 15:30 on võimalik liituda soodustingimustel, et saada materjal palju pikemaks ajaks ja saada materjal kätte ka soodsama hinnaga. ning me siis alustame 17. jaanuaril, et avakõne me teeme koos, et hästi oluline, et see energeetiline start tuleks meil kõik koos. ja seal me räägime, kuidas seda koolitust läbida ja sa saad juba küsimusi esitada seal ja tõenäoliselt me teeme siis ühe energeetilise harjutuse ka, mis tervislik toitumine grupis ei ole seda enne teinud, aga teeme siis seal ka, sest et see on nii oluline, et sulle jääks selline närvisüsteemi tasakaalustav audio ka, et siin, kes on erinevates programmides käinud, on jagatud tagasisidesid, mis asju kõik on toimunud neid meditatsioone kuulates, et see on nii huvitav. et siis jah, et muu materjal on ette salvestatud, 17. jaanuari kõne ma salvestan ka ja panen ta üles meie Elujõu Varamu keskkonda, kus sa järgmisel hommikul saad teda juba vaadata. küsimuste ja vastuste kõned siis tulevad jooksvalt, need me lepime grupis kokku. ja iga esmaspäev 12:30 olen ma eetris, et vastata sinu küsimustele ja rääkida natukene ka sellest, millele sellel nädalal fookust panna, et me püsiksime ilusasti ree peal. et alustame seda põnevat teekonda koos, et rajada siis korralik vundament tervislikuks toitumiseks kogu eluks. ja kohtumiseni!